kes ei tahaks elada nagu go with flow. Muidu meil on kuidagi nagu jäänud alateadvusse, et elu on selline võitlus, eks ju. Suur osa, eks ju. Inimestel meile, eks ju, mingis osas või alateadvuses, eks ju, et materiaalne maailm, et siin on sõjad ja praegu on, eks ju, materiaalne kriis, eks ju, osad on vaesed, osad rikkad, eks ju, siis on ususõjad ja kogu pead nagu võitlema, olelusvõitlus ja sa pead ennast maksma panema ja siis tuleb keegi ütleb, et räägib, et ei, et go with flow. Et mis see tähendab, et see on nagu deltaplaani lendaja, eks ta püüab selle ja siis lendab, eks ju. Ta nagu eriti jõupingutuse teel, lihtsalt tuleb see flow püüda kinni, et mis see flow on. Flow on, eks ju, dharma sanskriti keeles või sinu anne, et ütleme hästi lihtsas maakeeles, me oleme siia maailma tundnud, et head teha. Kõigile, kõike teenida, jumalat ja teisi. Et see on nagu üldiselt, see ei ole nagu, et mees ja naine, vana, noor, rikas, vaene, eks ju. See on nagu kõigil see nagu see taust, eks ju. See on nagu selle elu missioon meil. No ja siis me oleme erinevad, et me mehed harma, naised harma, naine nagu kuu mõju all, eks ju, see hoida kodu, eks ju, kasvatada. Öeldakse, et miks naispühakuid on vähe, sellepärast, et naispühakuid on sellepärast vähe, et nad kasvatavad pühakuid oma armastusega, eks ju. Et selline naiste intuitsioon läheb tööle siis, kui ta, eks ju, on truu mehele ja hoolitseb mehest, usub mehesse ja nii edasi, eks ju. See on pikk teema, see mehe-naise teema, me ei tahagi seda eraldi. Aga mees on päike, eks ju, mees on eesmärk, sihikindlus, mitte ainult oma ego baasil umbes vaadake kõik, eks ju, aga ta nagu päike paistab kõigi peale, et ta nagu haarab oma tegevuse või andega või oma dharmaga, mitte ainult, kui ta isegi palju raha haarab, siis ta selle rahaga aitab, eks ju, ühiskonna nagu paremaks saada, näiteks, eks ju. Et kuni 30-ndatini, siin üks psühholoog räägib väga huvitav, kuni 30-ndatini olid enesearenguraamatud seotud ikkagi iseloomus, et sa pead oma iseloomu paremaks saama, eks ju, dharma, eks ju. Et kui sul on hea iseloom, sa saad aru, kas mehe, naisena või üldises mõttes, et oled lihtsalt hea inimene, alandlik, tänulik, kaastundlik, empaatia, eks ju, kõik need asjad, eks ju, ja siis ülejäänud tuleb iseenesest, eks ju. Aga siis kuskil 30-ndast hakkas minema nagu tehnikad, meetodid. Et põhimõtteliselt vahet ei ole, tuleb, ütleme, inimesed oleme ka nagu laisad, et tähtis on saada õige tehnika, kuidas saada teisi kontrollida ja kõik hakkaks mind orjama, mul palju pappi oleks, eks ju, passiivne sissetulek, ma ei peaks midagi tegema eriti, ma naudiks seda keha niimoodi ilus kohas. Et mul oleks vaja lihtsalt tehnikaid ja siis inimesed 30-ndas hakkas minema, siis hakkas tulema raamatud ja kõik on seotud nagu lihtsalt metoodikad ja tehnikad, kuidas olla siis rikas ja edukas, ütleme niimoodi. Et see iseloomu omadus, et vahet ei ole, kes sa oled, on vaja õige snitt saada, õige imeravim, õieti käituda, et saavutada see, eks ju. Isegi kui sul ei ole seda iseloomu omadus, siis naeratas ja oled paned hästi ennast riidus, sa oled šarmiga lööd, eks ju. Põhimõte nagu sama selles mõttes, et kui sa teed seda omakusu püüdmatut ja alandlikkusest, et lihtsalt kasutad seda, mis sul on, et inimesi nagu aidata ja armastuse ja omakusu püüdmatuse energiat suurendada, eks ju. Sa võid sama asja kasutada, eks, aga kui sa kasutad tehniliselt need kõiki nippe, et minu mantra kiireneks, eks ju. Palju õnne, siis hakkab sealt südames ja hinges see must augukene sügavamale lähele, siis sa oled juba perverssustes ja kasutad seda raha, eks ju. Ma ei tea, mille peale, eks ju, nagu vanad roomlased on võib-olla hea, seal keskklassil juba läks nii hästi, et juba sõid vahepeal oksendasid toidu välja, said uuesti peale, kuidagi läbi seda keha saada nagu veel naudingad rohkem.